Hi, hello, head mulla ja maasõbrad, mina olen Tõnis. Jah, just see mees, kes juhib oma traktorit üle Wi-Fi ja jagab põllumajandusest sotsiaalmeedias rohkem kui mõned oma ema retsepte või puhkusepilte Baalist. Aga täna räägime me mullast ja õigemini, mida aeg on meile mulla kasutamise kohta õpetanud. Kui vaadata ajas tagasi, siis muld on ikka päris korralikult kolki saanud. Vanasti arvate, et ilus põld on see, mis on siledaks küntud, künti kevadel, künti sügisel, igaks juhuks künti jaanipäeval ka, et oleks kindel. Aga tegelikult kündmine tekitab ju selle probleemi, et vesi püsi seal, mulla struktuur on lõhutud, toitaineid ei liigu ja see kõik ju tegelikult hoopis teeb mullal rohkem kahju kui kasu. Teadus räägib selget keelt. Kas teadsite, et 1 grammis mullas elab rohkem mikroorganisme kui inimesi tervel meie planeedil? Vihmaussid, bakterid, seened, mikrobioloogilised supertöölised, kes kõik aitavad meie taimedel paremini kasvada. Kui me aga süsteemi häirime, kas monokultuuri, pestitsiididega, ülekünniga, siis tegelikult muld sureb ära. Ja siis on põld nagu tühi kontor, et sul on silt ukse peal, et siin elab muld, aga tegelikult kontor on tühi. Ja mida siis teadus ja praktika meile koos on õpetanud? Esiteks, esimene õppetund, et muld tahab katmist. Kattekultuur hoiab mullas elu. Teiseks, liigne kündmine ei ole hea. Künna tõesti siis, kui on vaja. Õppetund number 3. Elu toob elu. Kui mulla mikrobioloogiline elustik on aktiivne, siis kasvavad ka taimed paremini. Ja tegelikult on seda tunda nii saagis kui ka minu rahakotis. Aga see on alles algus. Kui sa ei tea, mis sul mullas toimub, mida sul sinna vaja on, siis sa tegelikult juhid nagu autot ilma armatuurlauata. Sa sõidad küll, aga sa ei tea, kui kiiresti ja kas sul on kõik korras. Mina võtan regulaarselt mullaproove. Mullaproovid ei ole ainult selleks, et teada saada huumuse taset või milline minu mulla pH, vaid see on ka selleks, et näha toitainete tasakaalu, milline mulla struktuur ja kuidas muld üldse elab. Võtan need väetuskaarid ja hakkan väetama. Panen sinna, kuhu on vaja panna ja sinna, kuhu ei ole vaja nii palju, panen vähem. Sellega hoian kokku raha, säästan keskkonda ja tegelikult saan ka ühtlasemad põllud. Kui sa teed midagi arvamise pealt, siis sa võid sama hästi väetada ka kasutades pendlit. Tegelikult on meil kõik andmed olemas, ainult neid on vaja kasutada. Oma maa tundmine on nagu oma keha kuulamine. Kui sa oskad neid signaale lugeda, siis teed ka õigeid otsuseid. Ja uskuge mind, see paistab välja nii saagis, rahakotis kui ka mõnusas mullalõhnas.